nüüd konkurentide jaoks rõõmuks. Et jutt oli, et siin 1100 jõudu ja pea 1300 väänet on ju. Et seda võib vist just nüüd Eerolt küsida kui peamehanikult, kas see oli nüüd sõidetud selle täisjõuga või? Ja ta läks starti ja teine mees siis vastaspool, tema oli ka juba kindel, et Indrek tegi tagaveosena purnakat, et noh, katki. Niimoodi, et ootame ära, liikud kõik ära. Lähme uuesti. Nii kui auto oli terve, nii tegelikult sai ikkagi võidetud. Et kui näete kapi peal karikat, kus on 2 kriipsu, siis järelikult autoga ju midagi juhtus. Veel ka see lugu, mul tuleb hästi meelde kohe. Kui keegi lõngab mõttelõnga üles, ma olen juba äge. Mul Tere Eero, jälle. Jätkuvalt. 3. nädal sina siin juba. Varsti kolin sisse. Ja meiega on ühinen nüüdseks mees nimega Indrek Ando. Tere. Ehk meil on nüüd siin 3 rullikameest koos. Nüüd me saame rullikuttu rääkida. Kiirendusrullikuttu rääkida. Eero põgusalt rääkis küll mingeid asju, aga nüüd sinult nõuame täis tõe välja. Aga noh, kuna te ju, ütleme nii, et sinu kiirenduse käekäik on alati Eeroga koos olnud, siis oli nagu tundus, et õige teiega kahekesi siin jutu veste. Aga kuidas te 2 üldse kokku saite? Kuidas te kohtusite üldse või nagu... Mina tean. No nii. Kas ma räägin selle ausalt ära või? No räägi ära, siis jah, minu mälu ka värskem siis. Hakkasin mina, mida põgusalt ütlesin, korraldasime sõber Indrek Nilsson, teine Indrek, hüüdnimega Ämblik meil, korraldasime HEPA kiirendusvõistlust Raplas Aluteel ja hakkasime me sinna minema. Nõmmelt siis Järve Statoil ja siis sealt edasi siis Viljandi maatet mööda Rapla peale. Ja Indrekuga me saime, siis Indrek Andoga me saime tuttavaks niimoodi, et minnes siis HEPA üritusele leidsin mina Indreku Statoilist või muru pealt. Statoili eest, olgem täpsed. Ja ütleme Statoili eest ja jõudu kogumas. Ja, sest et Indrek tuli linna poolt Rahumäele koju. Ta oli teel koju eelmisest päevast, aga sealt ma ta leidsin. Sealt see kõik alguse sai. Ja siis otsustasid, võtame mehe kaasa või? Jah. Täitsa vabatahtlikult läksid või? Ja vabatahtlikult jah. Vähemalt sai auto peale. Et ei pidanud jala enam edasi minna liikuma. Õhtul visati siis koju täitsa ära või? Seda enam vist ei mäleta. Seda ei mäleta keegi. Okei. Seal oli jah, Eero sõitis 4-veolise E30-ga. Ma ei teadnudki, et on olemas üldse 4-veoline E30. Ma mõtlesin, et ta kõik tagaveolised. Ja siis ma seal vaatasin silmad punnis. Kuidas Honda 2000-ga vist seal rinda pissida. Ja Hein Viller oli Honda S2000-ga kõva konkurent nii nendel Pärnu võistlustel kui ka speedestidel ja muudel asjadel oli ikkagi. Aga ajad olid siis siuksed, et sul olid minu meelest olid selle autol olid all minu meelest lamellrehvid üldse. Ja. Et siis nagu mingisugusest räägirattast või siuksest asjast polnud keegi kuulnudki isegi mitte midagi. Kõige parem sellel hetkel minu võimaluste juures, ma sõitsin ka vaata ka seda rallisprinti ja asja. Ja kõige parem rehv oli suhteliselt kulunud Bridgestone Blizzaki lamell. Okay. Kui ta oli vähe kulunud nii-öelda värskem, selleks mul ei oleks raha ka niikuinii olnud, aga siis see läks lödiks vaata selle rehvi mustriga. Aga kulunud siukene, seal oli seda nahka vähe, aga see oli täpselt siukene Tabasalu sprintidel 2 ringi, Raplas 2 ringi. Et see toimis tegelikult suhteliselt kiiresti oli ta soe. Lamell ise on ju tegelikult pehme seguga pehme rehv, et siis see aitabki kaasa. Okei. Aga siis ühesõnaga sind korjati peale, Eero läks kiirendust sõitma, korraldama, siis sina läksid ja vaatasid. Siis läksin vaatasin, sest enne seda juba tegelikult paar aastat enne seda ma tahtsin endale ka rullnokka osta. Ja vaatasin tagaveolisi, ma ei teadnud, et 4-veoline olemas on, aga siis kui ma sain teada, et ta on 4-veoline ja Eero sellega uhkelt seal paarutas, siis tuli niuke isu peale ja siis vist oli nii, et ma ei tea, aasta või
või 2 hiljem, siis ma ostsin selle auto ära jah, minu meelest ja nii see karussell pihta hakkas. see tuli ka kuidagi. Ega me tegelikult ju lähedalt ei suhelnud liiga palju ennem, et jah, ma olin sind sealt Statoilist leidnud, aga siis mingisugusel hetkel Indrek helistas mulle, et tal on hädasti seda autot vaja. See oli mootoril mul maha võetud ja lahti ja ootel just, et tuuaks aastaks siis midagi enamat natukene sealt. See oligi siis see vist, alguses oli ta 2,7 ja siis ta minu meelest saigi tehtud 2,8 Ventoliga. Et siis ta sai nagu 2,8-seks ja asja, et niimoodi see läks. Ja siis sina sellega siis oli jah, siis juba oli 2004 oli aasta, siis ma läksin, mõtlesin, et lähen proovin esimest kiirendusvõistlust, lähen sõidan siis seal. Ja see oli Speedest, oli 2004. Kanalis siis või? Ei, see oli Haapsalus. See oli isegi Night Race ka või? See oli Haapsalus, võis olla isegi jah. Ja siis ma läksin esimest korra sinna, vennaga läksin sinna, mul polnud mitte ühtegi mutrivõtit, mitte midagi. Kütust oli jäänud kaasas ja siis läksin sinna ja võitsin ära. Oho. See oli siis, ma eeldan, et see A-klass on ju? See oli A-klass jah. Ja finaalis oli mingi Porschega, see Porsche tegelikult oli kiirem ja võimsam, aga reaktsiooni ajaga võitsin. Mingi 0,2-ga seal või midagi siukest lõppkokkuvõttest. Stardijoonel ta muidugi pani must niimoodi mööda, aga liiga hilja. Et oleks finiš olnud veel 5 meetrit edasi, siis see on see sama lugu, mida mina rääkisin, ja see oli sama Porsche meestel oli nagu see auto kogu aeg nagu pinnuks, sest et mina stardist võitsin neid kogu aeg ja lõpuga nad jõudsid järgi, nipa-napa, ja siis mina müüsin selle auto maha, järgmine mees. Ja sama häda. Ja sama häda, sama autoga, et täpselt sama lugu, et koha pealt nad lihtsalt, sellel ajal ei olnud, oleks siis olnud räägiratas neil all, nad oleks meid kogu aeg võitnud. Ja teine nagu sa ütlesid ka, et sul ei olnud kahju see hetk nii põhjagaasiga startida, et läheb katki, siis läheb katki, teed ise korda ja kõik hästi. Ma küll proovisin ka sinna alla vist erinevaid mõõdusrehve, et millega see nagu kõige paremini nagu, et auto jõuaks minna ja võtaks parajalt ringi, nii et ära ei koorma, et oligi sealt siis teatud mõõtu rehviga oli kõige parem. Ja see sai, ega nad tegelikult selle vabalt hingavaga liiga palju ta ju katki ei läinud või? Esitihver oli siuke nõrgukene. Oli jah, sest me käisime sellega ju sõitmas tegelikult ju neid rallisprinte ja jääraja võistlusi hiljem ja igasugused siuksed. Eestis on ka korraldatud, see oli vist 2006 või ma võin eksida või 2007 oli korraldati niuke asi nagu jääraja kiirendusvõistlus. Männiku üks kord vist ainult tehti jah, et seal me saime ka kulla kätte. Me sõitsime kahekesti ühe autoga ja siis me olime esimene teine, Indrek võitis. Ja samal võistlusel oli ka jääraja siis see ring, ei, see oli teine kord. See oli vist aasta varem oli Winter Cup või mingisugune siukene. Street Race'i Winter Cup või midagi sellist. Seal ka keegi vastu ei saanud, et me sõitsime kohe sama autoga, siis kui minul on esikohakarikas, siis Eerol on teise kohakarikas sellelt üritust ja järgmisel etapil, kui Eerol oli esimese kohakarikas, siis pidi Indrekul on mul oli teise kohakarikas. Aga selle Winter Cupiga oli hea lugu. Läheb jälle kiirendusest hästi kaugele, aga seal oli suhteliselt pikk, hästi mõnus pikk kiire rada. Ja see oligi, et sina sõitsid ära ja siis läksin vist mina sõitma ja see oli jällegi see õnnetu käigu kuliss, mida me sellest juba rääkisime, kuidas me Lasnamäe kanalist keerasime selle auto küljele, seda vahetasime, seda käiguvastiku asja. See sama asi oli katki. Ja ma ei mäleta, kas see oli ikkagi meil hea kamraad Levo Laumets sellel hetkel. Tema läks seda, mina tõmbasin teise käigu sisse ja Levo läks seda asja keevitama kuskile. Niimoodi, et mina sõitsin esimese vooru ainult teise käiguga, aga see oli suhteliselt kiire see rada. Ja esimeses voorus ma olin, kas ma isegi võitsin selle esimese vooru ainult selle teise käiguga või siis nipa-napa seal Indreku saba peale niimoodi. Ja siis oli ilge jama, et oi, pesur pani ikka otsa äkki kuskilt, et see ei ole võimalik, et ta nii kiire oli. Ja ma ütlesin, et oodake mehed, et tuleb tagasi selleks hetkeks juba olid alumiiniumkeevitused mõnedel meestel olemas, et saab korda selle, et vaadake siis, et siis ma saan nagu kolmandat, neljandat, ta oli kiire rada. Ja teises voorus ma parandasin aega
kuna ma olin võitnud selle esimese vooru, sest teises voorus mina läksin viimasena. Ja mina olin vooru viimane mees ja ma parandasin aega kas mingi 17 sekundit või mingi ilge kalender. Ja siis oli jälle kisaaeg ära, ei saa olla, ta pani otse tagant. Ja siis me käisime koos siis nii-öelda konsiiliumiga selle raja ja käisime raja läbi, kuna mina olin viimane, kes peal käis. Me käisime raja läbi vaatamaks, et ma ütlesin ka, et kuulge mehed, et mul oli tarvis hea aeg kirja saada. Pange kell käima, ma panen teile veel siit 10 sekki, selles mõttes, et andke mulle nagu, et ma ikkagi sõitsin kindla peale. Aga kui autol nagu 3.-4. käik ka jäära peal võtta, siis loomulikult. See oli kiire rada. 4-veoline rull ja jõudu oli ka juba, et siis peabki minema seal kiiresti. Jah. Okay. Vahva seik. Aga siis oligi, siis sul oli vanavalge 4-veoline, sul oli siis torudega valge 4-veoline. Just. Ja mingi hetk siis kuidagi jälle vahetasite midagi. Siis me vahetasime jah. Siis oli niimoodi, et vabalt hingavana auto selle me müüsin ära endal tuttavale. Ehk siis see vanavalge. Ja siis Eero juba mõtles, et teeks siis ühe BMW ühe turbokas, siis oli musta kerega E30. Siis selle... See oli veel üks vahepeale, mille Indrek sai mult ühe 4-veolise. Ja, kõik Eero käest ostnud. ja siis sinna see sai turbotatud ja see oli nagu esimene niisugune 4-veoline turbokas, sellega me käisime ka Leedus vist võistlemas sellega. Ja alles siis ma ostsin alles Eero käest siis selle teise torudega valge. Ja siis sellele sai ka hiljem pandud turbo peale. Okay. Ja sellega sai ka siis käidud võistlemas ka Pikernikis ja Lätis 2005 või 6, võin eksida. Et seal sai ka ikka lätlasi tuulutatud kõvasti. Aga vanasti oli niimoodi, et seal oli kiirendusvõistlus, kui sa võitsid, siis ma mäletan, oli auhinnaks oli 2500 või 2700 eurot. Et 20 aastat tagasi olid Lätis päris kõvad auhinnad. Et tasus käia. Kindlasti. See 20 aastat tagasi 2000 eurot on sama nagu tänapäeval põhimõtteliselt 20 000. Kas just nii suuresti, aga ikkagi... Kutsuti ju meid sõitma, me ei läinud. Me tahtsime juba minna sinna Venemaale, sinna, kus käis Andrei Zabalin Hondaga sõitmas. Ja seal oli ju ka, seal oli võit, oli $10,000. Aga meil oli, see tuli nii ühtäkki see minek sinna, siis oli tarvis viisasid ja virke ja värke, aga me ei läinud igatahes sellega. Mingisugune teema oli, et seal kellegi oli ka mingid autod vist varastatud juba ära ja mingisugune... Seal olid nagu mingid pahandused ka, et igatahes me sinna ei läinud, aga Andrei Zabalin käis seal ja tema seal võitis selle ürituse. Aga selle sama valge torudega, mis siis juba turbokas oli, kas see oli see sama autoga, kuhu kuskile hakkasite Lätti Leetu võistlusele minema ja kuskil Lõuna-Eestis Treilaga juhtus midagi? See oli must. See oli must, jah? See sama Leedu võistlus, kus me hakkasime minema, käru läks katki. Auto oli ju ikkagi, ta oli õre, või mis õre, selles mõttes, et ta oli ju soojendused asjad, kõik olid välja võetud. Ja suhteliselt jahe ilm oli. Et käru läks katki, Indrek ütles, et pole midagi, ma sõidan. Aga siis oli sul mingisel hetkel hakkas käremaru külm sul seal, siis olid kõik, need riided olid sulle selga pandud ja muufid ka, aga... See oli Leedu võistlus siis? Leetu läksime, jah. Ja ma arvan, et see oli... Äkki oli Kaunases või kuskil midagi siukest. Siis mootor sai päris hea sissesõidu enne jõuproove jälle. Ei, need olid sellel ajal ikkagi, olid ju autod sellised, millega sinna Leetu me läksime mitme autoga, Kaimo oli Hondaga ja sinna me läksime nagu mitme auto ja kärudega. Aga muidu need autod ikka siin sellel ajal me sõitsime võistlustele kohale ja kohalt ära ja ei olnud nagu mingisuguseid asju. Okei. Ja sellega me käisime juba ka siis kui see oli turbokas, jälle läheb kiirendusest kaugele, käisime sõitmas neid BMW kappe sõitsime. BMW kappe ja rahvasprinte ja neid igamehe rallisprinte. Ja siis olid me sõitsime 4-veo klassi ja me naersime, et sellega, siis meil oli, kui turboauto oli, siis oli ikkagi pidev probleem, oli seal
oli selle esitifri pooltelgedega, Cardani muffidega, sest iX-il originaalis on esikardaan on ka sellise nii väikese muffiga. Et neid asju läks nagu katki pidevalt. Aga see oli ka see, et kui see asi nagu need poolteljed asjad terved püsisid, siis me võitsime. Ja see oli, ma mäletan väga hästi, just Pärnu ringraja peal oli see sprint. See on siis ju vana Audru. Vana Audru, jah. Ja sina sõitsid enda ringi. Kas esimene voor oli sõidetud? Meil olid seal põhjad, Indrek sõitis enda teist vooru. Teises voorus juba ka seal Mitsu Evo-mehed ja Subaru mehed, kes parandasid. Ja ma mäletan, kas oli siis Remmak ja Palm äkki olid mul kõrval või Helmet Palm. Kui me vaatasime seda taga sirge pealt, et ka see sirge kiirus nende Evodega võrredles oli ikkagi Evode ka tuunitud ja tehtud, aga neil on seal sellel ajal, ma ei tea, 300 jõudu, 300 natukene. Meil oli 500. Et küll ta sirge peal nagu kiire oli. Vedrustus meil liiga hea sellel ajal ei olnud ega midagi. Ja pidurid olid ju originaalid. No nagu B-rühma masin. Aga sirge kiirus on häält, ja siis hullumoodi tahtmist ja lolli mitte hirmu, ja siis taga sirge pealt Indrek kihutas ja siis kärts käis ja Cardani muff läks katki. Ja siis ma mäletan, ma ei tea, kumb see, kas Remmak või siis Palm lasi vilina lõhu välja, umbes, et nüüd on meil ka võimalik. Et see oli see nende võimalus, et muidu nagu ei pääsenud väga. Muidugi, läks aeg edasi, siis tulidki meestel ikkagi uued rallycrossis ligid, refi, soenduskotid, virgid, värgid, et siis selle vastu me enam ei saanud. Me sõitsime mingisuguste 10-15 aastat vanade avonitega, kus me kuskilt prühikasti juures saime ja nendega me siis käisime võistlemas, aga sujus. Nii kui auto oli terve, nii tegelikult sai ikkagi võidetud. Et kui näete kapi peal karikat, kus on 2 kriipsu, siis järelikult autoga ju midagi juhtus. Päris hea. Aga siis selle valge autoga sellega läks nagu niinimetatud heas mõttes juba käest ära. Et siis see oli juba päris mitusada hobujõudu ju turbokas, torud asjad sees. Ja lõpus oli tal ikka päris palju. Seal oli niimoodi, et kus see oli 2007 aasta või, siis sõitsime. Ma ütlesin ka endale, et kui ma sõidan 10 koma aega, siis ma nagu lõpetan ära, et siis nagu motivatsioon, et aitab küll. See oligi vist 2007 või 2006 oli see. Ma ei mäleta. Ei, oli 2005, kurat, ma võin ka nüüd panna mööda, aga umbes sellel ajal siis sai 10,8 sõidetud. Ja siis ma ikkagi nagu pooleli ei jätnud. Mõtlesin küll, et jätan. Siis sõitsin ikka aasta veel. 10-2 sõitsid. Jah, siis oli 10-2. Tegelikult see on nagu siga kiire aeg, eriti selle aja kohta. Siis jah. Ja siis oli väikeste tavaliste 15-oliste ratastega. Prügikasti avonitega. 10. Aga meil oli ju sellel ajal, see on kindlasti meestel põnev, ikkagi vana BMW 12-klapiline M20, et originaalis oli 2,5 liitrit, selleks hetkeks ta oli meil 3,2 liitrine M20, 860 hobujõudu, M20 jätkuvalt. Ja tegelikult me ju pööritasime seda mingisugune 8500 ja 8600 pööret. See on ju mehaanilise nookuriga mootor just, veel. Nookurid hakkasid ühel hetkel katki minema, kui suur pööret oli, siis me tellisime sinna pilletnookurid. No see oligi juba see, kus nagu läks heas mõttes käest ära. Ja tegelikult eks aeg oli teine ja teadmised teised ja siis oli ka see, et oli küll ropumoodi jõudu, aga M20 on nii pikad ja nii peenikesed kaanepoldid, mis seda kinni ei hoidnud. Küll me üritasime seal teha oorõngaid 2005 aastal. Me tegime ise terasoorõngaid ja lõikasime plokikaane tihendist võrud välja, et olid alguses vaserõngad, mida Timo Lehtimägi meile soovitas. Lehtimägi Timo, kõva mees, kiirendusvõistlustes maailmarekordid sõitnud asju. Tema on palju õpetanud mind. Ja siis oli vaserõngad, need läksid ülevalt trehtliks. Kas siis ta lihtsalt selle silindri survega lükkas ära? Ta ei hoidnud kaant peal, kaanepoldid venisid. Ja ta lükkas selle laiali. Siis selle peale ütles Timo, et tere tulemast, mehed. Teil on voima. Teil on jõudu. Ja siis ta ütles meile järgmise materjali, millest teha. Ja selleks, et seda materjali saada, oli
juba raske. Me pidime ostma täispalvanka seda mingit sellel hetkel tead NASA tehnikat ja siis treima sealt seest kõik Täiesti selle välja tühjaks. lõikama selle O-ringi ainult. Aga see oli 2005, kui me tegime esimesed BMW terasrõngastega plokiga need tihendid endale. Nüüd Athena tihendid, lõps peale osta. Aga jah, see oli 2005 jah, ikkagist ma mõtlen ka. See 10,8 tuli ka 2005. Sealt hakkas see pihta, jah. Aga siis läks käest ära, nii-öelda, kõvaks tuunimiseks. Jaa, aga isegi vahet pole, kas 600 jõudu või lõpuks 800 jõudu. Kuidas see nagu käigukasti ja transmissiooni osakond üldse vastu pidas? Kas seal oli ka vaja mingit trikke teha või nagu... Käigukast pidas, siis ketraali kast oli minu mõelest. Rullika originaalkast pidas väga okeilt vastu, aga ei pidanud esidihver vastu, see oli nii väike. Ja poolteljed ei pidanud vastu esimesed just, tagumised pidasid. Tagumised ka pidasid. Jah, aga 4-veolisel vaata. No jah, ja pidi olema mitte iX-i poolteljed, iX-i pooltelg on natuke nõrgem. Pidi olema tavalise I pooltelg, mis on keskelt selle soonega, nii sina tead. Et need olid suurema otsaga ja see telg oli ise ka tugevam. Aga see osa pidas. Üks mees on suutnud, Pets, on suutnud ära lõhkuda pooltelje, siis kui ta hüppas üle Mustamäe tee enda iX-i või sina või? Et siis läks see rullika originaal või selle iX-i originaal pooltelje ots läks katki. Ta oli nii alla lastud ka meil, eks see oli nurk oli nii vale ja siis kui ta hüppas üle Mustamäe tee siis tumisel läks see katki. Aga jah, siis oli meil probleem dihvritega. Võtsin mina kõik need mõõdud, joonistasin üles ja saatsin Kvaihvesse, et tehke meile nüüd korralik esidihver. Kvaihvetes võime teha, aga garantii on 0, sest et see on samade mõõtudega, et see asi on sama suur nagu 1,3 liitrise Ford Escortil, et see ei jää teil kestma. Ja siis oligi see 2005 või 2006, kui me avastasime, et on ju BMW-l mitte 325iX, vaid ka 525iX. Ja Saue Igor, Remo Rex, temal oli selline auto sees, ma mäletan, ma tungrauaga tõstsin sealt külge üles ja käisin ja roomasin seal all ja vaatasin ja mõõtsin ja mõtlesin. Ja siis 2005 aastal me võtsime selle 525iX-i tehnika, millega hiljem Eesti kiirenduses on sõitnud ka Soots, Lauri Soots, sama idee järgi ta tegi enda E30-le. Ja sama idee järgi, kui meie olime, ma suhtlesin hästi tihedalt sellel ajal, PPF on Rootsis, Andreas ja et nendega hästi palju suhtlesime. Ja sealt, kui me selle valmis tegime 525iX-i, siis käigukast ja vahekast ja 525iX-i esidihver ja pooltelje sisemised otsad. Poolteljed tegime siis ise ja välimised otsad, kuna need olid ka väiksed ja nõrgad sinna, siis ma aretasin Audi 200 või 100 ja 200 turbo Audi välimised otsad olid hästi suured. Ja siis poolteljed olid tehtud sellised, et sisemine pool oli torsioonvedrust tehtud poolteljed. Ja sisemine pool oli Bemmi oma bussitorsioonist. Bussi esi mingi torsioonvedru. Sisemine oli Bemmi ots ja välimine oli siis Audi otsa peale. Niimoodi oli nagu pooltelg, spetsiaal poolteljed tehtud ja see 4-veosüsteem ei läinud mitte kordagi katki vist. See kestis hästi. Et aga Rootsist meie tegime selle valmis. Rootslastele sai pilti ja värki, et kuidas see asi toimis. 525iX-il on ju see vahekast on magnetlukuga. Ja siis oli nupust 2 vedu, 4 vedu. Ja tegi, kes teab, see teab, Nisse Järnet on Rootsis üks kõva E30 mees. Temal on tehtud samasugune hilisemalt ja DCT-d ja värgid ja ilgelt äge rullikas. Aga kas mitte selle tänu siis 34 kastile oligi see, et Ints tegi purni ja siis startis 4-veolisena. Just. See oli veel ka see lugu. Mul tuleb hästi meelde kohe. Kui keegi lõnkab, mõtlen ka üles, ma siuke äge. Ma lihtsalt mäletangi seda, et see on, me räägime praegu aastast 2005-2006 vist või? Jah, 6-7. Ja siis ma käisin lihtsalt vaatamas. Siis ma olin 15, circa 15. Jah, umbes selles vanuses. Siis veel sellest tehnikast väga nagu nii palju ei saanud aru. Ja siis kommentaator ütleb ka, et näed, et Indrek tagaveoga purni, stardib 4-veoga, siis minu jaoks oli see, et nagu
sellega kuidas see võimalik on? sellega oli ka see, et sa mingisugused mehed, nii-öelda lõid tursaks, et Inlek läks starti, see oli, paljud olid nagu, oligi see, et esimene pauk ja teine pauk ja siis oli Indrekul nelivedu katki, see nelivedu tehnika. Midagi jälle murdus, see oli nagu, ikka juhtus asju. Aga Indrek läks starti, et see oli selge, et kui Indrek nagu nii-öelda tagavealisena purnakat teeb, et selge, see on nelivedu katki. Ja ta läks starti ja teine mees siis vastaspool, tema oli ka juba kindel, et Indrek tegi tagavealisena purnakat, et katki. Aga tegelikult Indrek lükkas nuppu. Siis meil oli just pandud see tehnika peale, me saame nupust esisilla. Seda ju keegi ei teadnud selle. Siis pauk käis ja oli Indrek jälle läinud nagu neliveolisena. Siis nagu, kuidas nii? Just oli ju katki. Okei. Ja seesama valge rullikaga minu meelest, kes esimesena rääkis seda kadunud Tiimek mulle või? Et Indrek Ando, et kõige legendaarsem oli ju see, et Indrek pani koha pealt ära esimene käik, teine käik, kolmas käik ja siis kojamehed. Just. et mis see nagu, miks see kojamehed? Räägid ära. No seda täpsemini vaja. See oli see sama hea, et siis kui juba läks käest ära, sinnamaani kuni oli väiksem turbo, seal 500 jõudu, see püsis nagu kenasti koos, et see oli see vana hea. See originaalmootoriga, need vanad M20 kepsud, me ju pööritasime seda palju, tegelikult praegusel ajal mõtted, et see oli 130 milli kepsudega, me pööritasime seda 8000 taha, et ja pika väntvõlliga, et see kõik on nagu nii arulage, aga see oli nii nagu soomlased õpetasid, kuni 7000 pööret ja 100 jõudu silindrisse originaal Bemmi tükkidega, hea seadega kestab ilusti. Proovisime sprindil 7200, meil ühest kurvist jäi puudu, et siukene käiguvahe oli paha, see oli Raplas. 7200 panin piirajaks, tirtsi kepslas katki. Aga siis meil läks ikkagi tuunimiseks. Lehtimägi tegi meile suurema turbo ja asju. Ja siis hakkas nagu juhtuma selle, siis see plokikaasena peale tahab püsida. Sa enne ütles ka, et M20 on ju pika ja peeniksi tikuga, et need lihtsalt venisid. Ja, küll me tegime sinna, me proovisime sinna natukene ka teistsugust polti, aga sellel ajal osta poldi võimalik midagi. Ei olnud seda, et ostad arpi poldi või teed mingid asjad, aretasid. Meil turbomootoril oli sees ju esimesed paar turbomootorit. Seal olid Mitsubishi Evo kolvid. Ma pidin ostma tagantjärele hea. 6 kolbi poolt võimalik osta. Selline kiirendusmees nagu Rannatroon käis ka kiirendus sõitmas. Mitsubishi Eclipse või ta oli Eagle Talone M-kumb, ta on sama auto tegelikult. Sinine. Ranna käis sõitmas ka kiirendusvõistlusi enda sellega ja tema hakkas tellima USAst endale kolbe. Ja siis ma vaatasin, et kurja, et need mõõdud, see oli mill üle mõõdus ja see nagu sobib meile põhimõtteliselt või et ma saan neid kasutada. Sest Supra kolb oli 86, seda me ei tahtnud panna, see oli liiga suur. Ja siis Ranna tellis minule 2 komplekti neid Viseko kolbe, endale 1 komplekti, meile 2 varuks, mida ka hiljem vaja läks. Aga ja see 1, 2, 3 kojamehed oli puhtalt see, et rõhku oli palju, ta tõstis juba blokikaant nii palju, et tihendi vahel pritsis vett lihtsalt. Ja siis oli see, et 3. ja kojamehed, üldiselt kui juba 3. said nagu peenest panna, siis oli tavaliselt vastane võidetud sellega. Siis auto tahenes, seisis oma tunnikese või jahtus. Mina alt puin lahti, vaata vesi või põhja. Puin lahti, vesi tuleb, op, hakkas õli tulema, puin tagasi, pealt värsket õli ja vett sisse ja jälle sõitu ja nii. Vahepeal natuke igaks kanne polt jälle peale. Et nii selle asjaga sõita sai, jah. Uskumatu. Aga täpselt, et mis vasturõhud või mis asjad meil oli nagu ja jällegi kõik ütlevad, ei turboautol ei saa olla suurt nukkvõlli ega midagi. Meil oli Rikki nukkvõll 308 kraadi sisse ja 306 või 304 oli välja või midagi. Ja, aga tegelikult lõppkokkuvõttes on see, et ju turboautol sa ju kordistad vabalt hingav jõudu. Ja mida võimsam on vabalt hingav, seda kas rohkem sa kordistad või seda vähem sa pead kordistama ju tegelikult. Et jah, ka et vastupidi igasugust loogikat nii-öelda või sellel hetkel kõikide aru saama. Et kogu aeg on nii olnud, et ei, see on vale. Töötas küll. Sellel autol oli jõudu nii palju. Töötas sellega sa igal pool sõita. Sinagi sõitsid sellega igapäevaselt ju ringi. Jah. Nii oli jah.
oota, ja siis parimaks jäi selle valge rullikaga. Oota, kas see valgest lõpuks tuli oranži värvi või? Jah. jah, ühe aasta lõpuks oli oranži vist. Jah. Vist 1 või 2, jah. See oli siis oligi 10-2 oli siis oli parim aeg. jah, aga lõppkiirus ka mäletate või? Ei mäleta, aga see 10-2 on see, mis ma sulle andsin plaatide peal, minu meelest peaks see seal olema olemas, et Indrek Ando ja 10-2. Mis siis ta oli veel valge? Ei, Tartus oli oranž oli minu meelest. Okei. Mhm. Et see põrri kommentaar oli siia Indrek Ando 10,2 sekundit. Sest on video ka minu ja meelest veel. see tribüüni pealt filmitud video on ka üks kuskil olemas meil. Aga lõppkiirust ma ei mäleta. Mingi 250 peale. Pigem allapoole ikka. Okay. Et jah, see kõlab loogilisena. No tegelikult on raju, eriti selle aja kohta. Ja Lasnamäe kanalis oli viimane võistlus, mis üldse peeti Lasnamäe kanalis, oli 2007. Ja siis ma sain seal ka, sain võita. Ja siis peale seda rohkem ei tehtudki, nii et see mul ülihästi meeles. See nagu minu jaoks nagu ülitähtis auhind mulle. Sest kui ma olin kunagi noor, siis ma käisin Lasnamäe kanalis seal Paeserva peal vaatamas neid võistluseid. Mõtlesin, päris äge oleks ise ka siin olla. Ja siis nagu sai. Ja tänu Aivo antud huvitavatele materjalidele mul on sinu sellest esikoha autasustamisest video olemas. Ma pole seda mitte kunagi näinud. See on, ma isegi ei tea, mis päritolu see on, aga Aivo jagas mulle mingid materjale, et kui me tema osa tegime. Ja... Bikers pubis ilmselt. Ei, nagu Lasnamäe kanalis koha peal, kus Int saab karika ja pudeli ja diplomi asjad. Selle video me saame siia, ma arvan, panna. Seda tahaks isegi näha. No, siis tasub ikka vaadata. Mitu korda sa Speedesti võitsid üldse? Ma ei tea, jumal küll. Ma 10 kindlasti. Et erinevad, jah, sest siis oli ju Speedesti oli ju Night Race. Hooaja peale mitu tükki isegi. Kohuke Race oli, ma vaatasin korraks, käisin silmadega karika kapi üle. Siis oli Rock Race, Battery Race, no kõik, mis seal oli. Kõik, mis pakkuda oli. Tartu MC39 Pärtelpojad. Need olid, tegelikult need olid nagu kõvad üritused. Ja Pärtel, seal oli alati, oli ka, nad ikkagi oskasid hinnata nagu siis sõitjaid ja punti, kes tuli. Sellel ajal oli ka nendel seal MC39 olid minu meelest olid nagu auhinnad olid ikkagi nii-öelda auhinnad, mitte... Auhinnad, jah, ma mäletan, üks tööriistakast on mul siiamaani veel, mida ma kodus kasutan, oli vist ka, millal see oli? See oli ka Night Race, et selles niimoodi, et võistlus toimus päeval, õhtul olid pimedas täiesti, kottpimedas olid finaalid, aga enamus autodel ei olnudki üldse tulesid ega mitte midagi. Ja tookord läks nii külmaks, et rada läks nagu ohtlikuks tagaveolistele autodele. Mul oli 4 vedu, mul ei olnud vahet. Mina seal hääletasin, et ikka sõidame lõpuni, aga siis ei sõidetudki lõpuni, sest läks nii külmaks. Anti auhinnad välja ajasõitude järgi. Ja siis lõpuks tuli välja, et kui oleks tegelikult need sõidud nagu ära sõidetud, siis mul poleks enam auto käimagi läinud. Sest siis ajasõitudes, viimasel ajasõidul, siis mootorisse läks vist vesi või? Ilmselt plokiga need muredega. Arvatavasti, jah. Ja auto enam käima ei läinud. Et oleks sõidud tehtud, siis ma poleks esikohta saanud, aga kuna ajasõidud olid päeval kõige kiiremad, siis ma sain endale tööriistakasti. Ja see kõige parem on see, et sa ise hääletasid selle poolt, et saaks sõita. Aga tegelikult läksin pärast autosse, et autot treila peale ajades, siis auto enam käima ei läinudki. Meie oleme olnud alati nagu seda meelt, et alati sõidame, et ikkagi, et sõidame lõpuni. Ja kogu selle asja mõte ongi sõita, mitte ju paberi peal võidu sõita või mis iganes, et ikkagi autod on ehitatud selle jaoks, et sõita ja rajaäärde on mindud selle jaoks, et ka sõita. Aga sellega, mitte pahaga, aga sellega mul tuli kohe see meelde, nagu mul üks sõber on mitu korda öelnud, et loll võid olla, aga õnne peab olema. Et see kuidagi kõlab täpselt. Ei, see on seal, natuke sõnastaks selle ümber, et sul, kui sa tahad võita, sul peab õnne olema ja sul peab olema aerobesur boksis. Siis sa saad, siis
tehakse kõik ära, auto võib mitu korda katki minna, ikka saad sõita. Jah, nagu me eelnevalt sinuga rääkisime, et Lasnamäe kanalis selle käigukulissi remontimise jaoks keerati auto külili ja ju Kiltsil on ju siis, kui auto oranži värvi oli, käis ta samamoodi külili, vahetati käigukasti. Käigukasti võll läks, see oli siis, kui sa proovisid startida, see oli katki 525 tehnika, käigukasti võll läks pooleks. 525 tehnikal oli, käigukast oli oluliselt nõrgem kui selle E30 käigukast. Aga see läks katki, sa tegid stardi ära, sõitsid taha ja siis tagasi tulles, peale ringi keeramist, Indrek proovis startida teise käiguga. Ja siis see läks käigukasti võll katki. Tu mõtled siis sisendvõll või? See, mis tuleb sidurivõll, ütleme nii, sealt. Ja see läks nagu nii pahasti katki, et me ei saanud käigukasti. Ta keeras selle võlli ringi peale nii-öelda natukene ja siis ta murdus ära. Ja me ei saanud seda poolikut saba kätte, sest et 3-ketteline sidur ja see kõver osa oli seal sees. Ja me ei saanud seda poolikut võlli otsa, me ei saanud kasti otsast kätte tükk aega. Siis me lõikasime, Andre minu meelest lõikas selle sisse sinna, et teenindusluugi käigukasti kojale, millest ma sain lahti keerata siduri, O-ratta küljest keerasin järjest siduri lahti. Ja siis võtsime koos siduriga maha, siis ühe kaupa need kettad sealt vahelt sapsisime maha. Panime, selle ajaga oli juba meil teine käigukast hakkas kohale jõudma, sest kaasas meil seda polnud, ma arvan. Ei olnud kindlasti. Sellest on, ma arvan, pilte ka päris palju igal pool. Ma olen ainult internetist reaalselt leidnud ühe pildi. Kus auto on külili boksis, see oranž boks, jaa. Nojah, siis ei olnud ju telefoni, millega pildistada. Siis oli Tako, kes käis oma fotokaga. Kindlasti inimestel, ma arvan, kuskil on, et kes näeb, see saatku. Jah, et see praegusest hetkeks ma olen reaalselt teinud ka ainult ühe pildi, et ma tegelikult peaks rääkima mõned inimestega, kes see aeg rohkem fotografeerisid, et äkki nende isiklikus arhiivis on midagi. Ja imelik, et lubati nagu vahetada, kui aega oli vaja, siis kuidagi see leiti ja üldiselt oli tegelikkuses ilmselt me saime selle ikkagi vaata see on ikkagi see piires võistlus on niisugune pikem protsess, et jäi sealt see üks ajasõit vahepealt sõitmata või midagi sellist, aga me jõudsime selle nagu tehtud. Remontimine käis ikka, jah. Küll aga on muidugi meile vastu tuldud nende korraldajate poolt mitmetel kordadel. Ja muidugi. Et jällegi öö otsa tehtud oleme kõik nagu teadsid, et me ikka tuleme, aga õigeks ajaks kohale jõudmisega oli just see, et läks jälle pikalt ja oli mingisuguse tagasid ja õigeks ajaks kohale jõudmisega oli ikkagi pidevalt raskusi, ütleme nii. No hommikuni jah, töö kestis alati hommikuni ja siis hommikul starditi. Aga ühe korra siis vist oli niimoodi, et elus me jõudsime, see oli kas siis Pärnus mingisugune võistlus, kuhu me jõudsime eelmine õhtu kohale. See oli Pattari reis. Pattari reis vist, jah. Siis... Sellest on meil hea pilt. Paneme selle pildi siia. Ja siis me jõudsime esimest korda kohale varem. Siis mõtlesime, mis nüüd viga, et saame välja puhata ja kõik. Aga juhtus nii, et magama ei jõudnudki. Et me jõudsime kohale nii vara, et veel Pärnu lennuväljal oli võistlus. Et lennuväljal väravad olid veel kinni ja üldse kedagi nagu selles mõttes polnud üldse oodatudki veel sinna nii-öelda. Eelmisel päeval olime kohal eelmisel õhtul. Isegi korraldusmeeskondel polnud kohal siis või? Et me olime ikkagi väga vara valmis. Ühe korra me oleme veel jõudnud Rapla sprindile, Rapla kardirajale. Me olime kohal niimoodi, et värav oli kinni. Et me jõudsime kohale. See oli BMW kapp. Jaa, see oli BMW või oli Angelar kapp või BMW kapp, jah, siukene midagi. Siis me jõudsime ka ikkagi varakult, aga ülejäänud ajad oli alati see, et parem hilja kui mitte kunagi. Kuidagi tuldi, helistati korraldajatele, kui juba regamine lõppema hakkas, et me tuleme, me oleme teel, et me igal juhul tuleme ja siit tagant järgi tänud, et meid ikkagi ära oodati ja vastu võtta. Küll aga muidugi. Meie ikkagi üritasime nagu nalja ka teha ja et pulli saaks ja küll see meie kulul nad ka nagu nalja said. Et kindlasti oli ka see, miks nad meid ootasid. Nad teadsid, et kui me tuleme koos niikuinii. Mina oma klassis, Indrek siis pärast sõitis nagu suuremat klassi. Et ja me olime ikkagi ju selles mõttes tegijad, et me alati sõitsime ikkagi üldjuhul poodiumi peale. Ja siis nad
ikkagi ootasid nii mõnigi kord. Tegelikkuses me ei jõudnud õigeks ajaks või selleks ajaks, kui regamise lõpp oli käes, vaid meid oodati. Ja need kaebajad mehed, kes meie peale kaebamas käisid. Küsida, et aga kas siis mõned konkurendid väga nagu pahased? No kuskilt maalt hakkas kaebamine, aga nad üritasid leida nagu muid asju nii-öelda või mis muid, nad ei tulnud selle pealegi. Selles mõttes, et see kohale jõudmise küsimus ei tulnud nagu kunagi teemaks, vaid üritati, kuskilt maalt läks inetuks vahepeal. Üldse kogu see sellest räägi asjas erinevate klasside siseselt seal läks mehed, kes teavad, need teavad, kes asju tegid. Meie oleme ka teadlikud, vaid ise tehnika inimesena käid ja vaatad neid autosid tegelikult ka tänapäevasel peale seda tehnilist kontrolli, kui käiks nagu piinliku täpsusega üle, siis 80% nendest autodest jääksid sinna rajaserva, kes meil ka praegu sõidavad. Aga mehed käivad ja protestivad, üritavad nagu siis, kuskilt maalt see läks nagu koledaks, jah, see ennem oma klassi mehed ja semud käidi koos, sai pulli, kuskilt maalt läks, nagu ma sulle ütlesin, et kui sattus, sellel ajal ei olnud ju klasside kaupa, sellel ajal, kui sattusid mehed kõrvuti olema, tõmmati kaardin vahele ja läksid nagu suhted väga halvaks. Et see on nagu, jah, et üritati nagu paberil, et mehed sõitsid võistlusele kohale, neil oli juba protest valmis kirjutatud. Aga samas sellised hetked, kui see oli Tartu võistlus, kui Indrekul stardist buss nuga starti maha jäi. Tegelikult tänasel hetkel võetakse nagu ilmselt võiks nagu maha võtta siukse jama eest, aga jällegi ilmselt oli jäänud sinna rullika poolraami peale. Auto pani minema, buss nuga ja starti. Aga otsiti tead mingid mõttetute ja muidugi reeglist toed ja üritati protestida siis pahad seal asju, aga õnneks see jälle praeguseks ajaks on. See natukene suretas välja ka seda kiirendusvõistlust, ma arvan. See pluss ju tuligi niikuinii, siis kohe tuli ka masu otsa ja siis nii, et väga palju halbu asju saigi nagu kokku ja siis ka see kiirendus nagu oli kaunis kehvas seisus omadega. Ja 2008 vist oligi, põhimõtteliselt siis vist jätsimegi pooleli selle asja vist. Ja siis oli nüüd uuesti oli 2021, siis 15 aastat oli möödas või? Kohe tahtsingi sinna jõuda ka, et oligi see, et lihtsalt, kuna sa olid endale öelnud, et teeme 10 ära, et siis nagu aitab on ju. Et siis nagu... Ja Lasnamäe kanali võitu tahtsin ka, see oli ka veel tehtud. Nii, ja et siis oli korras. Et siis oligi see, et nüüd võib nagu lõpetada, et mitte ei olnud see, et tuli masu peale ja et nagu rahakoti hakanud enam peale või... Eks see mõjutas ka kindlasti ja need asjad langesid kokku ja nii läkski. Pluss see muu elu vajab ka elamist niikuinii, et ainult ei saa 24/7 garaažis olla ja... Samas ega see muu elu meil selleks hetkeks me ikkagi me ju suhtlesime igapäevaselt ja see kõik see asi pöörles ümber selle autospordi niikuinii, et kui ei olnud kiirendusvõistlus, siis oli mingisugune sprint ja vabasid nädalavahetused suve peal oli ikka väga vähe. Jaa, aga eestlane puhkabki töötades. Ei, eestlane puhkab võidusõites. Õige, väga õige. Kurat, see on päris hea üldlause. Et auto oli ju tegelikult olemas ja virki ja kõike. Aga siis lihtsalt kuidagi oli see, käis nagu hoog maha nii-öelda, et ei jaksanud enam sellega. Aga siis auto te müüsite komplekssena maha vist? Ei müünud, läks eraldi. Seal mäletagi täpselt, kuidas see oli, aga jah, igal juhul eraldi. Mootor läks eraldi, kere läks eraldi. Sest kere on minu teada siiamaani veel mingitel meestel garaažis täitsa olemas ja seda on vahepeal üritatud isegi müüa. Me tahtsime seda kere osta vahepeal. Tagasi korraks, vana aeg, Indrek tahtis sõita 10 sekundi aega, või selles mõttes, tegelikult oli see, et ma pidin et 10 sekundi auto nii-öelda oli meil see. Ja siis, kui saigi, oligi see 10-2 sai sõidetu, et põhimõtteliselt ikkagi ju 10 sekundi auto on 10 koma. Aga tegeks meile jäi natukene hinge peale see, et oleks tahtnud ikkagi alla 10 saada. Ja vahepeal ses ajas siis, hiljem
15 aastat hiljem, kui tuli Indrek uue mõttega, et sõidaks jälle võidu, siis ma otsisin selle kere ülesse. Et see oli müüa põhimõtteliselt või noh, see oli nagu pakkuda, aga me ei saanudki nagu kokkuleppele, et seda lõpuks siis ikkagi, et nagu taheti müüa ja nagu ei tahetud ka ja lõpuks ma leidsin Soomest ühe väga hea kerese, millest on nüüd see praegune auto. Aga sellega vist oli see ka, et olgem ausad, ega sellest vanast kerest tänapäeval väga palju poleks saanud kasutada, sest turvapuur enam niikuinii ei vastanud nõuetele asjadele ja nii edasi, et selleks ma arvan, pidanud päris nagu palju lolli sukust ümbertegemist tegema. Aga noh, see selleks, ma tahaks Insult seda küsida, et nagu kust siis nagu isu tagasi tuli? Kuidas siis jälle sügelema hakkasid? Et üks hetk võtsid Eerol käest kinni ja ütlesid, et teeme nüüd uue auto. Et nagu mind nii väga huvitab see, et kuidas nagu või mis see nagu, noh, kindlasti on ju see, et ega ju huvi kui selline ju ära ei kadunud kunagi ju. Et sa ju ikka ju jälgisid ja vaatasid ja... Ei vaadanud. Ei jälginud ka. Niimoodi kohe. Ja mul tegelikult oli see, et kirvaga löödud, kuidagi jah, niimoodi tegelikult läks, et siis sai kõvasti jalgrattaspordiga tegeletud ja see võttis kogu nagu aja ja tähelepanu. Ja absoluutselt isegi ei jälginud, vist ühe korra käisin võib-olla vaatamas selle 15 aasta jooksul, võib-olla 2 korda. Okay. Ja siis järsku, kui siis mõtlesime Eero pealt, teeme siis uue auto, noh siis Eero ütles, et davai. Siis oli see hetk, et keskaja kriis tuli ja nüüd teeme uue. Ja see pole veel tulnud. Okei, aga alles noored ja saled. Aga siis on teistpidi on see, et kui see keskaja kriis tuleb, mis siis veel saama hakkab. Okei, naljaks. Aga siis tuli, ühesõnaga jõudsite mõttele, et hakkate uuesti tegema. Nii. Ja okei, ma sellest autost tegelikult tean asju, aga nagu, kuidas see kontseptsioon üldse tuli? Või nagu kuidas see mõte liikuma hakkas, et noh, see kõlab nagu loogiliselt, et võtame rullika, noh, eluaeg on rullika. Siis Eero leidis selle... Tegelikult ei kõlanud loogiliselt. Ei olnud, jah? Et tegelikult oli Indrekul, olid nagu paar eri soovi selle asja juures. Et temal on vaja autot. Noh, BMW peab olema. 4-veoline peab olema. 4-kohaline hobujõunumber peab olema, et noh, kas või siis 1001. Ja no siis oli ka see, et mitte siis 2JZ ega LS või midagi, et ta peab BMW mootoriga ka peaks see asi olema. No puhtatõuline BMW. Aga et mis kere või mis tehnika või et see oli nagu lahtine. Aga otsides, vaadates erinevaid, no siis minul oligi, ma otsisin seda vanavalget just lihtsalt sellepärast, et see oleks see vanavalge nii-öelda, või mitte vana, see puuriga valge siis sellel ajal. Et see oleks nagu see auto. Aga sellega kaubale ei saanud ja me vaatasime küll erinevaid selles mõttes uuemaid keresid ka ja asju, aga siis kaalude jälgimisel ja muudel asjadel jõudsime ikkagi ringiga tagasi selleni, et siis ma leidsingi selle E30 Soomest, et see oli hästi ühel mehel 8 aastat seisnud soojas garaažis. Sellest on hea pilt, kui ma selle autol järgi käisin. Ja ilma tehnika, noh, selles mõttes, et sillad olid all ja lihtsalt tühiveerev kere. Tühiveerev kere, jah. Et siis sealt see läks jälle. Nii, aga siis hakkame siis eespoolt pihta, et nii, okei, oli E30 oli olemas, on ju. Ta oli siis tehase iX kere, on ju. Just. Jah, nii. Ja siis ühesõnaga nii, et esimene linnuk on olemas, või esimesed 2 linnukest, et on BMW on olemas, nelikveo nagu kontseptsioon on olemas, on ju. Nii, ja siis oli see järgmine, et vähemalt peab olema 4-kohaline jõunumber. Noh, ehk siis iga auto üks tähtsamaid osasi on see süda, oli teada, et peab olema 1000 jõudu ja siis kuidas siis mootori valik siis tuli? Ega see liiga palju nagu, kui on BMW mootoritest, ega see liiga palju ei olegi, siis on S-seeriad. Tegelikult olgem ausad, need S-seeria mootorid tegelikult on ikkagi rohkem kui ühe käe sõrmedel kokku lugeda, millest saaks nagu mõnusalt teha 1000+ jõudu mootorit. Aga meil läks siis oli ikkagi 3-liitrine ja S50. Ehk siis E36 pealt. Et sellisest. Ja ikka turbomootor. Ikka turbomootor, et ega sealt Vavaltinga ei tule. Vavaltinga sealt, kurat, jah.
ilma ühegi näljata ei tule sealt 1000. Okei, nii, siis oli mootor teada, turbo S50, tahapoole. Seal on, jah, tegelikkuses on nagu, alguses oligi see teema, et saame selle asja kokku. Noh, kõik poolteljed on ise tehtud, difrilahendused on ees, on ise mõeldud ja kõike seda. Aga no nii palju, ma tean, et seal on tegelikult väga palju mingit kodutööd, mida sa väga palju ei taha rääkida, on ju. Ei ole seal nagu liiga palju saladust, on ju, kõik on ise tehtud. No, et aga ju käigukast oli ju BMW diisli manual käigukast, 4-pealise diisli manual. See oli siis 6 käiguna. Ja ka X-Drive'i vahekast, mida siin on üritatud nagu juhtima saada erinevat moodi. Aga see oli meil see lugu, et teeme selle asja valmis ja toimima ja siis hiljem oligi mõte, et siis tegeleme selle käigukastiga, vaata mis saab, et alguses paneme selle lihtsa manuaaliga. Et kuna see auto ei olnud ka eesmärk ainult träägiautoks, vaid sellega on ka muud, Indrek tahaks sellega koju ja tööle sõita ja ringraja peale sõita ja kõike muud teha, et siis see on ka põhjus, miks see auto on siiamaani Soome registris. Et Eestis paraku selliste asjadega sõita ei või, on Eesti registris asjadega, et aga Soome registris olevate autodega soomlane tohib sõita tänava peal, väga tegi võidusõidu autodega. Et jah, aga siis on olnud hulga aega ja vaeva sellega, et saaks sinna siis selle DCT käigukasti alla. Et küll aga läks sinne poolakate nahka, peame hea sõnaga meeles, nende ajujuhtimist või see käigukasti ajujuhtimist, et see ei saanudki normaalselt tööle, et see käigukast ja need asjad on seal küljes olnud, see DCT 3 korda vist 3 erineval hooajal, et kasutada pole kunagi saanud. Jah. Hetkel oleme manuaalkastiga sõitnud ja. Ja siis, kui 2 aastat ehitasite seda suuresti, või 1,5 või 2, midagi niimoodi selle uue auto ehitus oli vist või? Midagi sinna kanti, jah. Selles mõttes, et kui ühel jõulu ja uue aasta vahel ma käisin sellel autol järgi ja siis järgmisel kevadel, et ikkagi ütleme 1,5 aastat. Jah, 1,5 aastat. 2020, jah. Et siis, aga see sai ka lõpptulemuseks, et oleks selle ka teinud sellest vanast kerest. Et ega see tundus, et alguses nagu väga hea kere ja värki, aga eks sealt jäi ju tegelikult ju vähe järgi. Ja samamoodi ikkagi lõikusime tühjaks ja tegime puurid ja asjad ja kuna see oli ju katuse luugiga kere, siis panime ilma luugita katuse veel ja jällegi ju kergem. Kõva töö jälle ka. Jah. Ja siis ju auto sai valmis. Auto oli värvitud ja valmis M-tiibadega, ilus auto. Indrek tellis otsesõidu jaoks rehvid, mis tegelikult olid suhteliselt halvad rehvid. Aga see oli see, et auto pidi ilus ka olema, 17 oli, vaata. Ja siis ta tellis, vaatas, et need mõõdud oleks ägedad ja tellis ära. Mul on hea pilt sellest, kui need rehvid jõudsid kohale, selle pildi paneme siia. Need olid nii suured. Seal suurus oli vist õige, nad olid mingid Nad olid kõva küljega. Nad olid kõva küljega ja see oli see drag-radi all. Aga tegelikkuses oli ka see, et kui me räägime ikkagi E30-st, see tagarehv oli 315 E30-le. Esimene oli 275 E30-le. Mina mäletan hallil ajal, et kui sul oli 205 ees, see oli nagu rullikal. See äge. 225 oli ikka juba ohohoo. Aga EMS läks vähe 315, et pane alla. No miks mitte? No kuule, see, mis me enne sinuga ka rääkisime, et kui rohelisel sai esimest korda slikk alla, mis oli 26-10,5 slikk, mis nagu tegelikult on jumala tänapäeval olid ära, et see on nii nagu väike ratas. Aga sellel hetkel rullika all ta oli nagu suur slikk, vaatana. Oli.
aga auto sai valmis teil. Soomes käisite pingis sellega, on ju, Areneni juures. Ja jõudu tuli. Esimene kord pinki minnes, et see on jälle see, et ega see 1000 jõudu, enamus mehed ilmselt teavad, et ega see 1000 jõudu ei ole nagu lihtne tulema, et kohe viuhti ja on. Aga esimene kord oli 1008. Oli siis nagu esimene aasta siis. Ja siis ma ei mäleta, kas järgmiseks või 3. aastaks, siis me käisime uuesti, et siis oli 1100 ja 1300 newtonit, 1280 newtonit. Aga seda oli Rida 6 on seda tegelikult ikka mõnusalt juba palju. Ja seda väänet me siis juba piirasime selles mõttes selles maksimumväände koha pealt nii süüte kui ka rõhuga. Sest seda oleks tulnud veel, aga just kogu see, nagu soomlased ütlevad, voimasiirdo, et kogu see alust nii-öelda, et käigukasti ja muud asjad, et see, nagu hiljem oli ka pilt, kuidas esikardaan lahkus areenilt. Et ka see oli üks põhjuseid, et ega siin ei olnud nagu rohkemat vaja. Reaalselt tegelikkuses, et see auto on võimeline nagu palju enamaks praegusel juhul selle diisli käiguastiga, millega diisel on mõeldud käima oma 6000 pööret, sellega puht füüsilised käigud ei lähe lihtsalt sisse. Et see, mismoodi, et Indrek ei saa teist käiku sisse, et see tegelikkuses ei ole Indreku käes väga paljuski. Ma ei saanud kaaluda, kuidas ta ei saa, anna ma proovin. Aga ega seda on ka proovinud ju kopikapoisid selle sama kastiga üritanud sõita. Ja see ei ole mõeldud käima seda 8000. Selle samaga ka, et Eero siis oli see, et ma nüüd proovin. Mul on see jumalast hästi meeles. Mina sain ühe korra käigu sisse, teise käigu. Aga siis oli tagavedu juba. Ei, neljaveolisena. Ma mäletan ise nii hästi seda. Niimoodi, siis kui vahekast pooleks läks. Niimoodi, et oota, ära, rikud kõik ära. Lähme uuesti. Niimoodi, et ma olin just kohtunike juures, rääkisin Kaarliga midagi. Ja siis kuulen, et Intsu auto tuleb. Nägid ka, et valge rull. Vaatasid ka, et kurat midagi imelik. See auto nagu sõidab teise häälega meie poole, kui ta muidu on. Ja kuidagi nagu kuulad seda, kui mõtled, kurat, see on nagu, aga samas on tuttav. Ja siis vaatad, et Ints on auto kõrval. Ja siis on see, et mis nüüd toimub ja siis korraks kuulad veel ja siis hääle järgi ütlesin kõvali, et perse, pesur sõidab. Ints nahratab mulle. Ütles ka, et Eero paneb siis kohe puraka ära. Vaatan, ongi Eero roolis ja sinu see, kuidas sina gaasiga mängid ja gaasiga käitud on ikkagi nii palju teistmoodi, kui Ints seda teeb. Et sellest vanast hallist ajast, kui sa veel rohelise ja punasega sõitsid, siis kuidagi nagu see on nagu gaasi peale tige kuidagi. Ja siis oligi see, et vaatasid, stardid rõhk üles ja paneb minema, teine käik sai ilusti sisse ja siis käis ilge kollid ja kogu see rada oli, kõik oli seda jama täis ja tükke täis. Siit poolt vabandame rajameeste ees, aitasime koristada. Okei, minul on see täpselt sama jutust teine versioon. No nii, väga hea. Ma seisin auto kõrval, ma võin muidugi nüüd eksida, aga kui see nüüd nii ei ole, siis ma pean ümber mõtlema oma lood. Aga jah, Eero oli autoroolis, pani stardis minema ja oli vist liikunud natukene paar meetrit ja siis käis raksakas ja läks auto vahekast vist läks pooleks ja siis ta tõmbas teise käigu ja kui on tagaveolisena, siis läheb teine käik ka sisse. Siis ta ei murra seda. Siis ta ei lähe nii pingesse. Jah, et minu meelest... Kuna meil sees kaamerat ei olnud, siis keegi teada. Et siis täielik tõde jääb teadmata. Võib-olla, jah, ega ma... Ilmselt on see, tegelikult on see kellegil video peal. Ma arvaks. Teise teemadelt on ka, et seal oli ka see vahe, et üks on see, et ta ei taha pööret, et suure pöördega ei lähe see teine sisse, aga seal on ka see vahe, et kui sa nüüd tavaasfaldi peal proovid nagu minna, siis ta läheb oluliselt paremini sisse kui see, et sa lähed liini pealt stardid.
Ja et ta tegelikult kuidagi painutab ka selle Ta murrab selle ta kasti murrab nii nagu punasse, nii, et see käigukoht on teise koha peal. ja tegelikult olgem ausad, ega Tartu Speedestil Ülenurmel on seda näha olnud, et seal nagu lähebki paremini sul. jah. Ja see, liimi pealt ongi, me oleme ju üritanud teha seda autot libedamaks, et ta siis ei naksaks nii palju, nii-öelda mitmed mehed on öelnud, aga pange tagaveolisena. Indrek ütleb, et pane, et ikkagi 4-veolisena. Et mis on ka muidugi 4-veolisena, see 4-veoline auto ikkagi hoo pealt on tegelikult väga palju stabiilsem. Kuigi tavaliselt näiteks Audi 4-veolised, nagu Matigi rääkis, et stardit läks minema ja jumala pikalt oli mõlema poole neid tema ukse linke näha, siis see rull on tõesti nagu, on küll 4-ga läheb nagu... Me oleme selle osa läbi käinud, kui auto laperdab kõvasti. Ja meie saime, ma ei väida, et kõik nii teevad, aga meie lõpetasime selle asja 2000, ma arvan, 4 või 5 ära selle, et me keevitasime vahekasti jäigaks. Audide puhul pahatihti, kui sa vaatad, kuidas neid autosid boksist 4 meest üritavad välja lükata ja ta on nagu täis jäik, siis pole minu asi. Seda minna kellegile näpuga. Tänapäeval pole keelatud. Ei olegi. Ja see on üks väga peamine põhjus. See, et Indrek tegi ka, sõitis oma ühe kiire aja Haapsalus, nagu ta räänes, tegi vibu sisse. Meil oli täis jäik, oli kõik see asi, aga meil oli, see oli selle vana Tifriga, nüüd võib öelda, meil oli ka Tifri satelliidid läksid katki sellel pisikesel liigsi originaalil. Meil oli jääjaks keevitatud kõik. See aitab kestada tegelikult. Ja satelliidid enam ei saanud katki minna, sest meil oli kiinni keevitatud kõik. Meil oli vahekast oli kiinni keevitatud, taga oli Bemmi ketas lukk. Meil oli lukk, keskel jäik, ees keevitatud. Aga see kiskus nii kõvasti, et 4. käiguga Indrek ütles, et ta rooli võimuga, ta ei jaksanud seda rooli kinni hoida ja ta pani kerge vibu niimoodi. Ja siis sõitsid ka oma kiirema aja. Et see on ka see, miks väga paljud 4-veolised autod niimoodi teevad, et sa ei suuda seda nagu hoomata. Enam seda muret pole. Jah, et meil on ikkagi see X-Drive'i vahekast, kus on siduripakk on keskel ja asi ja sellega on auto väga palju juhitavam. Ja kindlasti. Aga nüüd selle uue valge, see, millega sa praegu sõidad, mis selle parimaks ajaks jäänud on? 9,4 vist. 4, jah. Tegelikult on kärme. Ja nüüd konkurent... Ma olin lubanud Indrekule alla 10 sekundi autot. Ja nüüd konkurentide jaoks rõõmuks. Et jutt oli, et siin 1100 jõudu ja pea 1300 väänet. Et seda võib vist just nüüd Eerolt küsida kui peamehanikult, kas see oli nüüd sõidetud selle täisjõuga või? Keegi tea. Jaa, oli küll selles mõttes, aga... Ja ma just lootsin, et sa ütled konkurentide jaoks, ei, meil sealt on veel keerata. Et oli küll selles mõttes, aga see ongi see samane lugu, et ega selle räägimehed ikkagi kõik teavad, et ega manuaalkast ei kuskilt maalt, see on ikkagi liig, see kogu see, kui sa vahetad 5 korda käiku ühe kiirenduse peale, siis 400 meetri peale, siis ole nii kiire mees, kui tahad. Mina vaatan nagu dataloogist, et sinna kulub sekund vähemalt. Et ka kiirel mehel, et vanasti aeglased mehed vahetasid seal 0,4-ga, kiired mehed vahetavad 0,2 natukene alla, et aga reaalselt, kui sa võtad nagu seda osa, kus auto ei kiirenda, seda on nagu sekund põhimõtteliselt, ma näen selle aja peale. Sest ega mul endal oli samamoodi see 2020. Aga sellest ajast me oleme sinuga tihedamalt suhelnud ka juba ja siis mina sõitsin selle tellinguga ja oli ju samamoodi Bemmi mootor, Bemmi diislikast, Bemmi tagasild ja nii edasi. Ja ma just tahtsingi selle peale mängida, et ma korduvalt arvutasin üle ja proovisin erinevaid Tifri ülekandeid. Tagaveoga on lihtsam seda ju kõike vahetada. Ja oligi see, et ma tahtsin seda, et ma stardin teisega, sest number 1 sama diislil esimeselt teisele, see tõmbamine on kõige kriitilisem. Et ma tahaks teisega startida ja 4-ga lõpetada, et mul oleks 400 meetri peale ainult 2 käiguvahetust. Ja siis oligi see, et siis küll siis ei olnud jõudnud koha pealt minema saada ja nii edasi. Ja lõpuks rekordsõit, kui ma sõitsin 8.82, siis ma vaatasin logist, mul ju käiguvahetused
täpselt selle järgi, millal gaas maha lasti ja gaas uuesti peale tuli 0,80 või 1,81,9. Mis sa lased käigu vahetusel gaasi maha või? Ma pidin laskma, sest et diislikastiga ma ei saanud, aga kuna mul oli see suur nitroballoon peal, siis selle hoidis nagu turbut üleval ja oligi käigu vahetusel 0,18, 0,19, aga see puhtalt lõhkus seda kasti ka vaata. Et lihtsalt ongi see, et jalad ja käed liiguvad kiiresti ja kuna diislikast ei ole selleks loodud, siis neid kaste läks ka sinna nahka. Ja kui sa vahetadki selle diislikastiga 5000 pöörde pealt, siis pole hullu. Krõps, kõik läheb Ja, siis ilusti. siis läheb alati. Aga kui sul on bensaka otsas, teed seal juba 7,5-8, siis ongi. Aga teate, me oleme nüüd juba sinnamaani jõudnud, et Eerolt ma küsisin neid küsimusi ja sinult küsin nüüd samamoodi, et mis on edasi plaanid? Edasi, no nüüd me oleme siin paar aastat sõitnud. Teeme siis äkki pausi jälle 15 aastat. Jah. Mul siin ühe mehega on kiire hooaeg tulemas, et iga palju pole aega. Ja tegelikult vist on, ma arvan, niimoodi plaan ikka. Et alla 10 on sõidetud, Speedest on võidetud. Siit nagu, et kui Ajo teeb kanalis Speedesti, siis tahaks sõita jälle. Siis me tuleme uuesti, jah. No aga ju DCT kast on ju veel proovimata. No. Seda ikka siis ei plaani korda saada või tööle saada ja heaks saada. Või? Üks päev. Seda kibelust ei ole, et nüüd võiks, kurat, et madal 9 on juba käes, et võiks ikka 8 saada. Ei ole. Ongi hea rahulik. Oh jah. Et reaalsuses tegelikkuses on ka seal praegult 0,3 oleks seal kindlasti veel peidus. Vaadates seda Inreku 9-4 sõitu, siis käiguvahetused olid samamoodi gaas maha. Rahulikult kindla peale. Ja teine asi, me tegime ka ju tegelikult, kui võtaks nagu ühe päeva ja seadistaks seda autot, siis et just seda starti ja kõike seda me saime ju, tegelikult oli 2 starti Haapsalus, mis ma sain nagu mingitki, kuna mul oli ju kogu suve väga kiire Keviniga käia Euroopa peal, siis ma ju tulin esimese päeva õhtuks, ma jõudsin siin Haapsalus ja sama viimane üritus, mis oli, siis ma saingi nagu 2 stardilogid, sest et 3 starti oli üldse, 1 läks Inrekul seal viltu midagi, mul oli 2 stardilogi ja siis pidi nagu juba sõitma, et mul ei olnud, me tegimegi lihtsalt auto libedaks, et see asi läheks minema sealt, et see ei läheks katki seal kardaani või asja. Aga et kui nagu seadistaks, võtaks ühe päeva, seadistaks liimi peal siis seda vedrustust ja rehvirõhku ja kõike natuke ja kiired vahetused, et küll sealt veel tuleks. Aga jah, lihtsam on loomulikult, kui labad sul on juba 2 aastat seal rooli küljes. Nii mõnigi konkurent on kas nüüd? Et juba on nagu meestel nõks läbi käinud, aga labad on 2 aastat autos, jah. Ja, aga loodame parimat, et ikka saab. Ütlen ausalt, oma silmaga tahaks seda küll näha, kuidas see DCT-ga see asi sõitma hakkaks. Aga nüüd see viimane küsimus, mida ma alati kõigilt küsin, et kui me võtame nüüd läbi Eesti kiirenduse ajaloo, läbi sinu karjääri, siis mis on mingid 1-2 kõige eredamat mälestust? Vahet ole, kas nad on siis sinuga seotud või siis nagu üleüldiselt. Üleüldiselt kiirendus oleks veel ägedam, et mis sul kellegi teisega midagi meelde tuleb. Aga mis siuksed 1-2 siukest kõige eredamat mälestust on? No see on suhteliselt lihtne vastata, ma arvan. Siin on 2 kõige enda koha pealt. Siis on esimene, mis oli 2004 esimene Speedest, kuhu ma üldse läksin. See kohe võitsin, see kohe jäi nagu sisse. Ja tegelikult teine oli see, mis oli siis kunagi oli soov, et täituks, et saaks Lasnamäe kanalis võita. Ja see oli siis 2007. Ja ülend läks juba Nagune nagu. Ka just täna hommikul oli arutelu sellest Inrekuga, et huvitav, kui seda poleks teinud, seda autospordi osa niimoodi, et mis siis oleks teinud? No mina ühte asja tean igal juhul, kui ma aeropesurit ei tunneks, siis ma oleks üks rikas inimene. Ma oleks rikas mees jah praegu.
ja ma arvan, et selle mõttega ongi meil tore lõpetada. Aitäh, Eero, aitäh, Indrek, aitäh. aitäh teile, vaatajad. Kindlasti likeige, kui meeldis see video, kommenteerige ja kui soovite veel samasugust toredat jutuajamist näha, siis kindlasti subscribe. Aitäh ja järgmise korrani.